Kui oled märganud kodutänaval kihutavat naabrit või lasteaia juures liiklushuligaani, anna meile temast teada. Liiklusohutuses on kevadisel ajal märksõnaks kiirus. Lumi on sulanud, teed heas korras ja siis on ju tore vajutada. Kiirus on ka Politsei- ja Piirivalveameti poolt avatud liiklustalgute üks seni kõige enam teavitatud liiklusrikkumine. Me teeme liiklustalguid nädala jooksul. Need kohad on, ütleme siin Harjumaa vaates suhteliselt samad, mõningad muutused tulevad sisse, aga nüüd 9. aasta me seda liiklustalguid korraldame ja infot kogume. Et tegelikult see informatsioon jääb meile ju ülejäänud aastaks kogu aeg patrullidele nähtavaks ja jõudumööda käime siis neid kohti ka edaspidi läbi. Teade ei anta mitte ainult liigsest kihutamisest, vaid teavitatakse väga erinevatest asjadest. Eelmisel aastal tuli liiklustalgute teavitamise nädala jooksul politseile kaardirakendusele 2500 teadet. Kui palju aga on olnud neid kohti, mis just talgutega välja tulnud ja jäänudki probleemseks? Neid kohti on tegelikult erinevaid, et need on uued elamurajoonid näiteks, kus on värskelt kortermaju ehitatud ja seal on piirangualad ja inimesed siis tunnevad muret, et kui lapsed õues mängivad, et siis võib-olla naabrimees ületab liiga uljalt kiirust ja nende lapsed satuvad ohtu. Aga need kohad on sellised, mis on Tallinna liikluses ka igapäevased, et on ta siis Luise tänav kuskil koolide ümbruses, on ta kesklinna, siis Pärnu maantee tsoonid. Neid kohti on samu ja seal me oma tööd teeme. Nädala jooksul üle Eesti kogutud vihjed lähevad realiseerimisse ehk siis tugevdatud valve alla perioodil 7.–13. aprill. Liiklustalguid peetakse ka selliseks kaebamisürituseks, aga tegelikult eesmärk on ikkagi liiklusruumi rahustada ja kui näiteks siin, kus on 50 km/h piirkiirus, sõidetakse pidevalt ikkagi 70-80 km/h ja te seda siis märkate, tõsi, oma arvamuse järgi, siis kindlasti on see koht, millest teada anda. Kõikidesse kohtadesse me ei jõua, et kui eelmine aasta oli 2500 kohta teada anti, siis pooltesse me jõudsime, aga nagu ma ütlesin, siis need kohad jäävad patrullidele nähtavaks ka edaspidiselt, et püüame neid kohti kontrollida ka jätkuvalt. Eelmisel aastal surmaga lõppenud 70 õnnetusest olid otseselt piirkiiruse ületamisega seotud 28 õnnetust. Juba see fakt näitab, kui oluline on piirkiirusest kinnipidamine. Infot saab edastada probleemidest liiklustalgud.ee.